See oli vana laohoone, tähendab, ta on ehitatud peale sõda ilmselt, nii palju kui mina tean, tähendab Saksa vangide poolt. Eks ta kuulus tol ajal linnale, tähendab, ja hiljem tähendab siin 80. aastatel oli siin mingi Orsi ladu. Mina ostsin ta vabariigi algul enampakkumisel. Tol ajal me tegime Kohtla-Nõmmel, aga Kohtla-Nõmmel jäi kõik ju vaikseks, tähendab see kummiremondi tehas likvideeriti, tähendab, ja tuli vaadata ikkagi siia keskusele lähemale see töökoht. Tuleb teha seda, mida oskad teha. Sõidad ise peale, Ants või? Ma ei tea, kas võtmed vist on ees vist. Ja ei ole. Võib-olla need sobivad. Et kui ikka võtjan, siis läheb auto käima ka. Mina olen oma elu jooksul päris mitmeid ameteid pidanud. Olen autojuht olnud, olen elektrik olnud, olen maaler olnud, Lexep, olen ITP töötaja olnud. Nüüd lõpuks enda väikest firmat, mida ma pean. Kujutan ette, et tähendab sellest majast mingi 10-15 inimest kindlasti on läbi käinud kusagil. Aga ettevõtte mul oli tähendab 90-ndatel tegelesin ka veel kütusemüügiga koos Alexelaga. Õigemini olingi diilerfirma, et siis oli päris 3-40 töötajad ettevõttes. Laager on läbi sul. Oota, mul oli siin vahepeal see, et kruutis seda lahti või kohe. Mutar lahti, jah? Ja ma siin iga nädal pidin kinni keerama uuesti. Aga miks ta lahti tuleb siis? Ma ei tea. Niimoodi ta rikku ka. Ta loksub, nagu see on ikka vankama. Oota, aga see ju tookord mõlemad need laagrud vahetasid ära, jah? Muidugi, et vahetasid. No ma räägingi. Mõlemad siia ära vahetada. Ei, laager on omane ka räägib. Kui ta nii lõppunud töötab, siis ta lahti. Rikub ära laager. Laager peab nii ära vahetada. Näed, mis ta teeb. Kuuled? See peab laager räägama seal. Kuuled? Hinnad on siin soodsamad. Ja mind ei olegi suht need hinnad, mind rohkem töökvaliteet. Ma hindan rohkem tööde kvaliteeti. Et kui tehakse tööd korraliselt, korrektselt ja mitte ainult see, kus ma näpuga näitan, vaid tehakse ka rohkem, siis seda ma hindan autotöökodade puhul. On teisigi autoremondi, aga kuna näha, et selle klient ikka jagub ja ega kõige kullem see asi ei ole. Kas ma saan õieti asjast aru, et kui ette võtnud, siis ei oleks Nõmmel? Aga loomulikult, see ongi, tänu nendele see asi nagu jälle teoks said. No siinkandis ikka, nad on ikka kõvad tegijad ikka mootorspordi alal, ei saa ütelda. No põhiasi on olnud küll muidugi keretöö, aga nüüd me teeme ka luksepatööd ja vahetame rehve ja kõike, mis auto vaja teha. Jah, peale mootorite ja käjukastide teeme praktiliselt kõiki. Ega ta pikka elu ei ole, kui ütleme, selle küljeukse alune serv oli selline. Siin ei ole muidugi enam midagi jätta. See tuli vahetada.
ega päris uut autot ei too keegi siia. Aga juhtub ka päris uusi autosid. Ka uued autod saavad pihta ja tuleb ka selliseid autoid teha, ega vahet ei ole. No see oli jah, tähendab nii peretüli käigus. Et oli vist jah kirvega aknad puruks löönud ja ka siis plekke mõlkinud, tähendab, tuleb ka selliseid autoid teha, vahet ei ole. Ma olen sündinud, tähendab, Venemaal, Siberis, Krasnojarski krais, Hakaskaja autonoomses oblastis Belajari külas. Minu esiisad või minu vanaisa oli Kereman ja pärit on tegelikult minu isapoolsed esivanemad ongi Kahula külast ja nemad olidki Keremanid ka. Aga möönd sajandi algul, siis kui oli see nimede muutmine või eesistamine, siis saime Keermeks tähendab. Minu isa oli juba Keerme. Isal oli korralik normaalne talu. Tähendab, siin meil Ida-Virumaal Aseri vallas. Ehk siis Tallinn-Narva maantee ääres Rannul. Mototrading. Jaa, kuulen. Nii. Ja. See auto läheb järgmisena pukki, et meil on mõlemad tõstukud olid kinni ja siis me saame järgi vaadata. Okei, no me vaatame järgi siin, et kui saame mingit infeid, eks me sellistan kohe. Okei. Minu isa oli sündinud 1895 ja 17. aastal teenis ta Peterburis Tsaari-armees, siis ta oli 22 aastane. No ta tegi, isa ei olnud mitte ainult põllumees, ta oli ka puutöömees ja ta tegi uksed, aknad ja sellised puutööd tegi nagu kõik ise, nii et kolmanda maja ehitas ta nagu Siberis endale, et nagu sest keegi ei teadnud, et üldse sealt kunagi tagasi saab. Tähendab, ega algul oli põrgu, tähendab, ega viidi, nii nagu kõik, keda siit viidi, ei olnud õiget elamispaika inimestel ja tähendab, keda kuhu pandi, aga hiljem, isa ehitas seal juba 3. maja, tähendab, kus me viimati lahkusime Siberist. 58. aastal, kui me pääsesime nagu sealt perepääsest tulema, siis augustis ma sain juba 6, nii et 6-aastane poiss mäletab päris palju. Siis tulime tagasi, jah, siis läksin siis oli Ranno algkool, tähendab 1. klassi, kus ma lõpetasin. Aga isaga oli nii, et kuna Ranno oli piiritsoon, siis isa ei lastud üldse sinna elama. Meie, tähendab, ema lastega saime nagu Rannule jääda, aga isa tuligi Jõhvi, kirjutas ennast sugulaste juurde sisse ja hakkaski Jõhvis siin maja ehitama. Ja tänu sellele me siia Jõhvi nagu sattusime. No nii, aga ei ole hullu. Paneme uue lakkikihi peale ja saab jälle hea. Kõige esimene mootorrattaga sõit toimus Ristiku tänavas. Honda Monkey oli rolleri nimi. Ja teadsin, kuidas gaasi anda. Jalgrattaga sõit oli selge. Ja rohkem ei teadnud ja lõppes tänava otsas maa oli maas. Et niimoodi ta oli. Ja siis tulin tagasi, siis lükkasin tagasi, enam käima ei pannud ja siis küsisin ülejäänud asju järgi, et aga kuidas ma pidama saan ja kuidas ülejäänud asjad toimuvad, sest ma teadsin, et niimoodi käib gaas. Kõik. Aga siis ma olin võib-olla äkki mingi 9, suht hilja. Ma rohkem lihtsalt ei teadnud. Et krossidel vaatamas küll käinud ja niimoodi, aga see oligi täpselt niimoodi, et käid vaatamas, aga nagu väikeste laste asjaga see ei oska ennast niimoodi mõelda, et ma nüüd pean ise kindlasti sõitma midagi tegema. Üks aeg lihtsalt siis, kui isa küsis, et kas sa äkki tahad või pakub huvi või midagi, siis oli selge see, et kuule, et tõesti võiks, aga niimoodi, et ise et nägin, aga ma tahan ka, et sellist asja ei olnud. 95 ma tegin esimesed stardid, et ma 11-selt olin stardis, ma arvan, et ma võisin olla siis kas 10 lõpp, 11 algus, kui mul see krossiratas esimene oli.
et mul väga pikalt nagu proovimisaega polnud, et läksime kohe joonele. See oli ikka tõsine laste krossiratas, õige värk, et ei olnud mingi mopeed ega midagi enam, et õige asi. On mingid niisugused mälupildid, kus mina kõndisin juba päris sirgelt ja ilusti ja Riks vahepeal pani ikka käpa maha veel ja käest kinni käisime kuskil krossil ja ma mäletan sikleid ja ma mäletan müra. Ma mäletan lempsi ja ma mäletan mingeid taadisõite, et mingid niisugused üksikud pildid, et see ei saanud olla 6-7, et ma arvan, et ma võisin olla mingi heal juhul 4-5. Et kui mul on lihtsalt see pilt meeles, kus ma Riksiga käest kinni vedasin 2 väikest pätakat, eks ole, ja tassisin veel teda ka kaasa. Ja põgenesin siin lempsi eest igast erinevatele asjaoludele, eks ole. Ja olime kindlasti krossil, tsikleid oli igal pool. Ma mäletan esimest korda, kui ma tahtsin sõitma minna, see oli Väike Maarjas. Jõhvi klubi oli siis kandis nime Kaevur. Ma ei mäleta, Väike ei mäleta, kes seal klubi juhatuses oli, ühesõnaga mulle oli jäetud litsents vist tegemata mingi teema, et igatahes mina suure uraaga sinna trenni ja sinna ala peale läksin, aga sõitma mind ei lastud, sest litsentsi ei olnud. Siis tookord lihtsalt pukkisime asjad kokku ja vahtisime pealt. Ma ei tea, kelle taga või mis iganes asi oli, igatahes järgmine kord sain ma peale. Esimene võistlus oli minul Hiiumaal, isade-poegade võistlus ja minul algas see asi niimoodi, et ma esimesest sõidust, esimene sõit stardist oli, stardikurvis oli suur kukkumine, kust mina välja jäin, sest ma olin nii aeglane. Ma tulin tagant ja mul oli maa ja ilm aega sealt mööda sõita. Stardis ei kukkunud peale minu ainult üks poiss, kes oli ka püsti, kes oli siis minu ees, sõitis minema ja üle poole sõidu ma hoidsin teist kohta, kuni käisin esimest korda maali. Siis käisin teist korda, jäin jalgupidi kättpidi kuskile vahele, aeg läks, kaotasin paar kohta, peale esimest kukkumist ei kaotanudki kohti. Käisin kolmandat korda kurvis, mis oli, seal oli nii palju kastetud, et nagu suured niisugused väikse poisi jaoks, nagu suured järved olid ühesõnaga keset kurvi. Käisin sinna ühte järve, käisin kummuli. Prillid, kõik asjad, kõik vett ja plöga täis, kuigi oli kuiv aeg. Ja siis ükshaaval ikka kõik läksid mööda ja lõpetasin sõidu kas viimasena või eelviimasena. Et täitsa eest otsast kukkusin täitsa taha välja. Ja teises sõidus vist olin terve sõidu. Ma isegi ei mäleta, kas ma olin täitsa viimane või eelviimane. Et niikuinii see esimene aasta nagu enam-vähem seda pidi käis, et kui juba kedagi võitsid, siis olid üliõnnelik, et seal said. Aga selles seltskonnast, kus mina alustasin, on nagu väga kõvad sõitjad sealt välja tulnud, et samad Leokid, Tanel Aigar ja Laansu Juss, eks ole. Et mul on kõik ühe aastakäigu poisid oleme kõik, et mul nagu mingit häbi ei ole vaja tunda, et ma nende järgi seal taga olin. Väiksena kõige põhilisem ongi see sõidutehnika omandamine, eks ole. Et selle sõiduoskused nagu selgelt saab, et olgu siis need jõudude ja vastupidavustega nii kuidas on, eks ole, et see nii aja peale tuleb. Aga et sõidutehnikat, kui sa noorena ja väiksena ei õpi, siis sa vanana mingil juhul seda ei omanud. See on täiesti selge lihtsalt. On selge see, et on üksikuid erandeid, aga üldine reegel on selline, et kes lapsest peast pole sõitma õppinud, see vana seadus seega. Kõik. No tegelikult spordiga ma alustasin üldse, kas olin 11 või 12, kui hakkasin jalgrattaspordiga tegelema. Ja sellega ma tegelesin kusagil 18-19 eluaastani välja. Selle ma lõpetasin meistrikandidaadi normi täitmisega, aga kuna mul on noores eas tehtud südameoperatsioon, siis ma vaatasin, et need treeningmahud läksid väga suureks ja mul tuli valida mingi muu ala.
ja nii ma nagu sinna motospordi juurde nagu jõudsingi. Noh, tähendab, eks selle ma sain võib-olla vanemalt vennalt, tähendab, selle mootorite ja autode vastu, aga Sikli vastu oli mul naabrimees, oli, kes tegeles nagu Jaan Anton motospordiga ja siis hiljem ma sattusin nagu motospordi maailma. Kunagi see vana hea Kohtla-Nõmme Speedway rada, söörada, mis sööravõistlused ja seal sai need esimesed ringid tehtud väikse, mis ta oli, Honda Monkey, väike tänavas, väike rolleri moodi siuke asi. Sellega sai kunagi seal alustatud. Need ajad korda mööda seal sõitsime. Kõik on see Nõmme klubis seal päev läbi oli, siis tegevust oli vaja vahepeal. Siis algus oli seal nii-öelda ovaali peal ja pärast seal klubi eest oli ka väike rada, siis sai seal harjutada. Esimene võistlus on meeles. Nii-öelda ülisema klubikaaslasega Georgi, kuidas me koos sõitsime seal. Et väga nii-öelda viimase koha peale võitlus käis, aga see on väga hästi meeles, Toila raja peale oli. See oli ka, et päev enne sain alles oma isikliku esimese sikli, hommikul läksime starti. Jõhvi motoklubi võistleja number 16, Riho Keermäe! Toondisin ma tõusitan ikka mõte, et saaks alguse esimesena minema, et teiste taha ei taha jääda, sest kiirused on nii erinevad, et me just tuleme tagant ja kui karmid teod lihtsalt sõidame üle kellestki. See on nagu suurem oht, kui kõik kukub. Et see saab, kui alguses eest ära saab, siis ei ole nagu hullu, kui natuke tahapoole jääda. On niisuguse variante ka olnud. Sellise starte, sama need suvi kestvusstardid, mäletan, Sakus oli veel tankodroomil. Et seal oli ka palju, me stardis oli üle 200 oli stardis. Ja sain viimasena minema. Ja siis esimene, seal umbes 8 kilomeeter ring oli, siis esimese ringiga sai umbes 100 sõitest mööda sõita, et see on oma ette katsumus juba. Kuidas igaüks suudab oma rada leida, et sikli peal oled, siis on nii-öelda nähtavus palju parem kui see, kui sa kõrvalt saad, et nüüd on suur rook sees ja kuhu nad kõik ära mahuvad. Mulle väga see sirge maa peal sõitmine ei istu, et sirge maa peal võib osata igaüks sõita, aga kui tulevad juba sellised künkad hüpped sisse, siis on kohe nii suur vahe, et siis loob juba sõiduga kogemusi, kõik oskused. Kus start läheb ja sa näed ikka, kus keegi on, siis ega siin Eestis on teada, kes kui kiiresti sõidab ja kellega oleks võimalik koos sõita ja järgi sõita, et see on kui start läheb, saab esimese ringil kohe aru, kuhu on võimalik sõita. Näed mulle, et kuidas just parajasti tervis on. Aga kas mootorratastel nagu meeskonna sõitu või nagu jalgratastel on, et keegi seal veab ja siis laseb kedagi mööda või sellega ei ole seal midagi teha, on see ikka täitsa mehe vastu värk? Üldiselt on individuaal, aga mes varem Arksiga oleme koostööd ja ei saa öelda, et ei saa teha, koostööd saab ikka teha. Et nii, igasugused võimalused on kedagi kinni sõita, kelleski mööda sõita ja natuke pidurdada teistmoodi, ka see võimalus on alati olemas. Kohe kindlasti saapad peavad olema, põlvepaid kaitstud peavad olema. Lihtsalt endal on juba palju kindlam sa tsikli selles olla, kui sa tead, et oled kaitstud, väga kaitstud ei ole keegi.
et nii-öelda õnnetusi tulles, aga suurem osa vigastus hoiaks ikka ära. Rinna kaitsmine, kiiver ja prillid, mis peavad olema kindlasti olemas. Täna piltsi kotti ei löönud. Eelmine kord, kui panin, siis ikka lõi mustaks ära kohe. Mitte midagi ei mäletan. Sõber äratas üles. Tuli ligi, toksab niimoodi, et kuule. Tegin silmad lahti, esimene küsimus, et sikkel on terve. Ja see kukkus täpselt sumbutaja peale, kõik puruks. Täna läks hästi, täna kukkus õigus. Ta ei lase olla. See koht on kõige valusam. Ja õlg on valus. Aga see sõitmist ei takista, varsti lähen ikka peale. Silma kisub ka kinni, see häirib. Varsti paistab väike kõht. Jalgpallurid, nad jooksevad, ajavad mõttetult karjakesi ühte nahkpalli taga. Aga meie sõidame igaüks oma sõituna. Kui võita tahad, siis pead elama, saad aru. Ei ole siin mingit kuradi nemetsemist. Kukud püsti, sikkel käima edasi. Kui kuradi jalad all on ja näpud otsas. Vigastusi, üks on olnud luumurde. Väga ausalt on üks olnud, ninaluu, mis aastad tagasi. Siis on kivik muidugi võistluse ajal, aga see on ka väike asi. Eks üks väiksem põrutus ja sinikajad on olnud ja haiglas on ärgatud ja kiirabis on ärgatud ja siukse väga erinevad asjad. Aga mis on kõige tähtsam selles tsikli sõitmise juures? Tagaajamine ja võit on oluline. Aga pealtvaataja jaoks, mis kõige olulisem on? Kui keegi kukub, on lahe. Kes siin ütles ka, et kui tema sünnib tütar, siis ta paneb tütre ka motokross sõitma, sest tema tahab oma tütre parimat. Ja sama on ka poistel, et mina isiklikult ei tea ühtegi paremat asja, mis oleks võinud juhtuda. See õpetab nagu igatpidi ennast. Olgu see siis tavaelus või käitumine. Ootasid kommentaarid rajalt? Okei. Puhas. Ai, kõik mahud sinised. Kuradi rinna aina ei kaitse eriti midagi. Tahtsin minna kiiremini, aga ma julgelt esimest korda. Oleks muidu saanud küll, sest ei olnud üldse raske. Väga käli. Keegi peab ju huumorit tegema. Mehed teavad ainult actionit, me teeme iduraja peal. Mul nagu nii valus teiste taga sõitmist. Siis sa pead ees sõitma, noh. See on kohtuniku äranägemine järgi käib seal. Jah. Sa ju siit näed üleval näeb, kui lähevad kurrusse. Teine tuleb, virgutab sisse, viskab ennast pikali, teisime pikali on selge. Tähendab, ma usun, et järgmist aastaks me näeme selle asja paremaks, et kui saame kõik valgusfoorid ülesse, et kohtunik, kes on siin üleval, tema jälgib täpselt, kui tõesti on selline situatsioon, ta saab kohe panna kõik, kuna nad tuleb põlema, siis ei ole enam vaja kellelgi midagi mõelda. Ega siis see traditsioon ei ole uus. Omal ajal tegutses Kohtla-Nõmme motoklubi ja selle egiidi all võistlesid meie tookordse rajooni ja ka linnade võistlejad, aga vahepeal tekkis pikk paus ja 3 aastat tagasi esmakordselt korraldasime Jõhvi talvevõistlused siinsamas rajal. Sel päeval peeti Jõhvis Virumaa tuuri esimene etapp. Tere tulemast Jõhvi!
tänane ilm on küll karnivõitu, aga ma loodan, et kõik te istute mootorrataste selga ja vaatamata külmale ilmale tulete oma ülesannetega toime. Jõhvi talv on kujunenud arvestatavaks talikrossiks, seda näitab ilmekalt Eesti motokrossi paremiku kohalolek. Puudusid vaid leokid Aavo, Tanel ja Aigar Leok ning Henri Remma, kes harjutavad Hispaanias. Jõhvi rada on iga aastaga täiustatud. See traditsioon on jätkuv endisele Jõhvi pargile. Aga kuna Jõhvi pargis enam seda korraldada ei saa, siis tegime selle raja siia Jõhvi linna serva, päris Tallinna-Narva maantee äärde. Ja siin me nüüd 4. aasta, kus me suudame selle läbi viia. Siia me hakkasime ehitama seda, sellest on nüüd juba 2-13 aastat tagasi, jah. Isegi ennem, trenni me tegime poistega juba ennem, siin oli väike lõik, aga nii nagu korjati ära see raudtee, siis me saime võtta ka selle raudtee osa sisse, raudtee tammi. Rada oli kuskil 1500 meetrit, 1400-1500 selle vahe sisse kuskil. Nii et ta vastas täielikult nõuetele, mis oli tol ajal. Ja talviseks motokrossiks ta oli väga hea. Me tegime seda ühiskondlikus korras. Ja osa oli mototreiding ja motoklubi ise, me ise oma jõududega tegime seda rada. Ja ka mingil määral siis ka linnavalitsuse toel tol ajal. Saime siin nii Liiva Kruusa, mis oleks läinud nagu Prügimäele. Ka üldehituse maksumus oli tol ajal, ma lasin selle ära hinnata, kui teda oleks lasknud ehitada, siis ta oli Eesti kroonis tol ajal kuskil 500 000, kuna teevad, mul on see kalkulatsioon tänase päevane alles. Ma lasin Pärna teedel selle teedeehitaja selle ära hinnata, palju oleks olnud see töö maksma läinud, kui oleks teda lasknud teha. Mingi 8 korral pidasime siin vabariiklikke võistlusi. 10 aasta jooksul, aga üks talv ei ära, et läks sulaks ja üks talv, ma ei oskanud aasta arvu öelda, läks selle liiga külmaks. 85-kubikuliste masinaklassis tegi taas puhta töö Edik Kuusk. Saku motoklubisse kuuluv noormees võitis mõlemad sõidud, juhtides avaringist finišijooneni. Teisele kohale tuli Georg Allikas ja 3. Argo Keerme. Täna vähemalt minu nägemuse järgi võistlus läks korda. Ilm oleks võinud olla veidi soojem, liiga tuuline oli. Head meelt teeb see, et ei ole nurinat raja suhtes, paistab, et võistlejad kõik on selle rajaga rahul. Kuigi see rada oleks olnud pikem ja suurem, aga paraku maad lihtsalt rohkem ei ole. Täitsa normaalne Eesti tingimustes. Hüppeid on, ei ole niisama sirgetel jõudnud. Eestis tehakse talvel palju seda viga, et jäetakse krossi rada välja, tehakse põllu peale edasi-tagasi. No mis motokrossi on? See on juba nagu ringrada. Täiega sinna, täiega tagasi, no nii ei saa. Siin on hüpped sees ja rada. Võiks laiem olla ja pikem, aga väga hea rada. Oma esimese medali 250-kuubikulise rattaga võitis 16-aastane Argo Keerme. Poegadega ma olen teinud tööd juba 7 aastat. Ja need medalid ja karikaid on tulnud teiseski klassis, nii 60 kui 80 klassis. Aga nüüd, kus ta nüüd kuu aega sõidab juba 250 mootorrattaga, siis see oli jah esimene. Ta sõitis möödunud suvel 125-ga, aga see ratas ei olnud päris uus ja oli palju katkestusi ja ta ise nagu ei tahtnud enam seda 125-st, aga tahtis juba 205 töölt, kuna ta on suurt kasvu poiss ja küllaltki parasjagu tugev ka ja soovib nagu 250 paremini. Jah, see on esimene suurem saavutus. Pole nagu saanud sõita kõieti veel. Eelmisel talvel sõitsin alles veel 80 klassi, 2 klassi väiksemalt. Aga kuidas sulle istub see klass? Väga meeldib. See sikkel on minu jaoks. Milline sikkel sul on? 250 Kawasaki. Külm oligi see ainus raske selle juures, sellepärast et käed läksid nii jääs, et ei saanud enam siklit õieti kinni ka hoida. Põhiline trend toimubki siin või siis lähedal Narvas ja vähemalt 2 korda nädalas. Viimane lõpp ikka tihedamini, 3-4 korda. Lihtsalt kooli pärast lihtsalt tihedamini ei jõua, et see on ainuke tahk. Külma trotsinud pealtvaatajate seas oli samuti pinge kõrgel, sest kõigi vahel loositi välja kasutatud sõiduauto Lada.
see staadion tehti nõukogude lõpul ja viimased sõidud toimusid siin aastatel 90-91. Ja vahepeal on see staadion nagu seisnud. No kuna Jõhvi rada tähendab, see kaevati läbi ja ta jäigi nii lõhutunud. Et siis oli mõistlikum tähendab tulla siia Nõmmele, kuna vana baas ja vanasti ja siin on ka aastakümneid sõidetud siin Kohtla-Nõmmel. Et mõistlik on tähendab siis arendada seda motosporti siin Nõmmel, et tähendab nii speedway'd kui ka krossirada uuesti ära taastada. No, taastasime tribüünid, taastasime nüüd elektrisüsteemi, aga siin on veel tööd palju veel, et ta nüüd lõpuni viia, et kõike nagu korraga ise oma jõududega ei jõua. Me taastame praegu seda spordiala, mida Eestis viljeldi paarkümmend aastat tagasi, aga mida näiteks Skandinaavias viljeldakse massiliselt. Ta on kiire, ta on huvitav, ta on pealtvaatajale hästi jälgitav. Aga kallis? Nagu spordialad, motospordialad, kõik eks nad on kallid, aga mitte kindlasti on see spordiala võib-olla motospordialadest isegi odavamatest. Miks ta siis välja suri? Või hakkas välja surema? Jah, et üks küsimus on kindlasti radadest. Et selleks, et seda spordiala viljeleda, on vaja võimaluse, vaja rada, on vaja tehnikat, on vaja huvi. Räägitakse sõõrasõidust, räägitakse hipodroomsõidust, on neil mingi vahe ka või? Rajapikkus, hipodroom on peaaegu 2 korda pikem, et siin on 400 või 450 meetrit, päris täpselt ei teagi, et hipodroom on vist kilomeetri jagu. Ja sõita saab igasuguste motorratastega, on siin kõlkvankrid ja kõik teised motoriklassid. Mingi kart ka on või? Ei, need on kvaadid jah, et kõigil millad rattad all on, et palun väga. Kõik, mis krossiradade peale sobivad siia samamoodi, et päris spetsiaalasju on siin täna ainult paar tükki äkki. Nii et see on hästi vaatamänguline ja võiks nagu Eestis seda rohkem teha. No loomulikult publikul on päris huvitav vaadata, et siin olid ägedaid möödumisi, põnevaid kukkumisi, et igasuguseid erinevaid sündmuseid. Mina kui tavaline krossisõita, eks ole, et minul see füüsiliselt mingi suur näitaja siin ei ole, aga närvidele paneb päris hea koormuse. Et kes kuidas julgeb kurvis maha kallutada ja sirge peal keeravad niikuinii kõik põhjagaasiga. See on hea tasane rada, mingeid hüppeid, lihtsalt kurvid. No jah, lihtsalt kurvid on lihtne öelda. Et eks sa proovi seal kallutada ja proovi seal teistega hakkama saada. Et üksinda sõidad töristad läbi pole häda kedagi. Aga 4, 5, 6 meest on sinuga koos, siis läheb suht kitsaks ja keeruliseks vahepeal. tänase võistluse võitu naiste klassis Kristi Kolja. Kristin Kerr-Maria. Rõõm, Arvo Kerm ja Rõõm Oldek.
mille kuradi pärast sa seda teed? Aga ma olen seda eluaeg teinud ka, ja ma olen seda teinud vanasti enda nimel ja enda tähendab tervise nimel. Ja nüüd ma olen teinud seda oma poegade nimel ka, et noortel on tegevust ja ka tähendab sõpruskond ja tähendab, kes on asjast huvitatud. Mille kuradi jaoks huvitav ja? Lihtne. Hästi lihtne. Muidu oleks õhtuni sama kodus passima.